No nii, tere taas. tere taas, eks ole. Käes on esmaspäev, kell on saanud või kohe-kohe saamas 12:30. nii, ma pean vaatama, et meil see vaade oleks kuidagi hästi, et me täna ju jälle salvestame. Kes saavad, need saavad tulla liinile kohe siin reaalajas, aga keset tööpäeva ja lõunasel ajal, et siin ma sain juba mitmelt inimeselt tagasisidet, et päris niimoodi reaalajas tulla ei saa, nii et meil on salvestus käimas. Mina olen Maria-Kristina, kui me pole veel kohtunud, ja minu kõrval on Inge. Et me oleme siin Võrumaal, suured tervise edendajad ja tervisespetsialistid ja huvilised ja naerad ja. aga no tõsiasi on see, et näiteks üleeile me käisime tervel päevapikkusel tervisekonverentsil ja saime jälle palju-palju targemaks. Nii sellest siis, kuidas nagu oma nahatervist hoida, kuidas oma immuunsust toetada, kuidas oma seedimist korda saada ja nii edasi ja nii edasi. Ja minu jaoks oli nagu hästi huvitav see, et ma sain veel kord nagu kinnitust sellele, et seesama raamat, mida me loeme, et see jutt, mis siin sees on, et see päriselt ka inimeste elus nagu toimib. Et ongi niimoodi, et meie soolestikus toimetavatest bakteritest sõltub peaaegu et kõik. Et noh, kuni selleni välja, et see, mis meie kõhus toimub, mõjutab ka seda, et kui kiiresti või millisel määral võib toimuda luu hõrenemine ja kogu see hormonaalne tasakaal meie kehas sõltub ka sellest, et kes on need tegelased meie kõhus ja kui hästi me neid hoiame. Aga Inge tahtis natuke jagada, et vaata, siin raamatus on olemas igas peatükis tavaliselt ka mingid soovitused selle kohta, et mida võiks proovida ja Inge on nüüd proovinud, et räägi, mis sa tahtsid rääkida. no kõigepealt joo vett, et see vee joomine on ikkagi päriselt elu alus. Ja siis minu väike nipp on see, et ma olen õhtu ja hommikusöögi vahel pidanud vähemalt 12 tundi vahet. Et kui tundub, et õhtul enne magaminekut on kõht natuke tühi, siis ole hea, ära söö. Kui sa hommikul ärkad, siis sul on selline kergus ja selline mõnus on ärgata, kui sul on kui sul on nagu soolestik saanud vaba olla sellest ja magu saanud öösel vaba olla sellest kõigest sellest, mida keha tegema peab, kui me sööme. Et see oligi selline väike nipikene ja me saame siit raamatust nagu mega palju nippe. Mul on neid päris palju juba, mida ma olen hakanud Ja siis kasutama tänu raamatu hommikul lugemisele just. esimese asjana sa siis võtad nagu Joo klaasikese vett. vett, on ju, seda kehasooja vett koos sidruniga või siis kes kasutab siis korraliku sidruniõliga, on ju. Või Sealt siis järgmine asi, kusjuures mina teen niimoodi, et järgmine asi on see, et sinobiootik, et ma teen temast sellise, noh, natuke sooja veega teen sellise pehme ja sooja kisselli. Ise jah, võtan lapsele, annan, eks ole, ja siis umbes pool tundi hiljem on siis aeg hommikusöögiks. jah. No vot, aga No läheme raamatuga edasi, me oleme tänaseks jõudnud hakkame lugema. 9. peatükini ja teeme niimoodi, et loeme umbes, ma arvan, pool tunnikest, et siis jääb veel natuke selliseks jutustamiseks ka aega siia vahele. Ja peatükk 9 räägib siis ainevahetuse meisterlikkusest. Kuidas sinu soolestik kujundab aju tervist ja seda, kuidas su keha käitub suhkruga. Kujuta ette, kui oleks võimalik parandada oma mõtlemise selgust ja ajutööd ja hoida veresuhkrut kontrolli all mitte ravimitega, vaid lihtsalt sellega, et sa muudad pisut oma toitumist. Ja tegelikult see ei olegi ainult kujutlus või fantaasia, aga see on üks päris kindel lubadus, mille me võime anda, kuna üks põnevatest molekulidest, mida meie soolestikubakterid toodavad, ehk siis indool 3 propioonhape ehk IPA, on see, mis täpselt seda teebki. Ta aitab hoida meie veresuhkrut kontrolli all ja aju selge ja terasena. IPA on ainevahetuse laguprodukt, mis tuleb siis trüptofaanist. See on trüptofaani ainevahetuse produkt. Ja see luuakse meie kehas, kui õiged mikroobid meie soolestikus saavad õiget toitu, milleks on siis tavaliselt kiudained. Ja mis seejärel toimub, on täiesti ebatavaline. IPA on tõestatult sellise toimega, et ta tõstab insuliini tundlikkust meie kehas ja aitab meie keha rakkudel vastu võtta ja efektiivsemalt kasutada glükoosi. Seda efekti vahendavad siis
ma ei ole kindel nendes terminites, seda võib-olla peab üle kontrollima, aga inglise keeles on siis pregnaan X retseptorid ehk PXR-id ja arüülsüsiniku retseptorid ehk AHR-id. Et mis siis, kes täpsemalt teab, et võite pärast täpsustada, mis siis mõlemad reguleerivad geene, mis on seotud ainevahetuse ja põletiku regulatsiooniga meie kehas. Ühes laiahaardelises uuringus võrreldi siis inimesi, kelle menüü on kiudainerikas ja kelle soolestikus siis toodetakse rohkem IPA-t ja leiti, et nende glükoositolerants või glükoosi talumine on oluliselt kõrgem ja nende risk teist tüüpi diabeedi arenguks on oluliselt väiksem kui inimestel, kelle mikrobioom ei ole nii mitmekesine ja nii hästi kiudainetega toetatud. Ja see ühesõnaga efekt oli isegi suurem kui mingite ravimite võtmisel. IPA ei mõjuta ainult meie ainevahetust, et see jõuab ka meie ajusse ja kaitseb meie ajurakke ja vähendab oksüdatiivset stressi ajus. See ongi tänu siis soolestiku aju omavahelisele suhtlusele. Et see gut-brain axis ehk siis aju ja soolestiku telg või kuidas nad täpselt seda tõlgivad. Mitmed uuringud on näidanud, et IPA kaitseb meid erinevate kognitiivse võimekuse languse eest ja võib siis mõjuda ka sellise puhvrina, mis aeglustab ja ennetab siis neurodegeneratiivseid haigusi. Ehk siis neurodegeneratiivsed haigused on need, mis tekivad, kui meie ajutegevus hakkab taanduma, eks ole, et kui aju saab kahjustatud, kõikvõimalikud dementsused, Alzheimerid, erinevad sellised asjad. Teiste sõnadega, et meil on võimalik oma aju kaitsta sellega, kui me hoolitseme oma soolestiku bakterite eest. Tahate näidet päris maailmast? Kujutage ette tippsportlast, kes muudab oma toitumist ja hakkab toituma valdavalt taimselt, kõrge kiudaine sisaldusega Vahemere stiilis toitudega siis. Et mis muutub, ei ole mitte ainult see, et kuidas nende glükoosi tase kehas pärast treeningut tasakaalustub, aga muutus on ka see, et nende ajutöö muutub terasemaks, uni läheb paremaks ja need on märgid sellest, et soolestiku ja aju omavaheline süsteem töötab harmooniliselt. Tihtipeale me tegeleme oma terviseprobleemidega isoleeritult. Näiteks mõtleme, et uni on halb või meil on ajuudu või siis energiat on vähe ja väsimus on suur või siis on näiteks insuliinitundlikkus kehas madal, aga keha ei tööta tükkidena. Meie keha on tervik. Ja meie soolestikus toimuv ei ole lihtsalt mingi kõrvaline asi, vaid see on see protsess, mis tegelikult juhib kõike seda, mis meie kehas toimub ja see mõjutab ka kõiki meie kehasüsteeme. Energia seestpoolt väljapoole. Energia ei ole lihtsalt kalorid, et see on nagu see, et ei ole, me võime küll arvutada lihtsalt, et nii palju kaloreid võtame sisse ja nii palju kaloreid kulutame, aga tegelikult meie keha energia tasakaal ja energia ainevahetus on terve metaboolne orkester, kus siis meie soolestiku mikrobioom määrab ära selle, et missuguses rütmis kõik see muusika toimub. Et kui soolestiku tervis lööb kõikuma, siis hakkab ka energiatase meil kõikuma, muutub kaootiliseks, me tunneme ennast ebaefektiivsena, tekivad väsimuse momendid ja lõppkokkuvõttes võib juhtuda, et oled hommikust õhtuni kurnatud ja puhkus ei anna ka siis seda reaalselt vajalikku puhkust. Mitokondrite ja soolestiku ühendus. Mitokondrid on meie keharakkudes asuvad energiat tootvad organellid ja neid mõjutavad meie soolestiku mikroobide poolt toodetavad ühendid.
eriti tugevalt mõjutavad mitokondreid lühikese ahelalised rasvhapped, nagu näiteks butyraat. Butyraat toetab mitokondrite toimimist, suurendab ATP ehk adenosiin-trifosfaadi tootmist ja vähendab rakus siis oksüdatiivset stressi. Ehk siis, et mida rohkem meie kehas on butyraati, seda aktiivsemalt ja energilisemalt toimivad meie rakukesed. Kui soolestiku tervis on kehv ja paigast ära, siis see tähendab seda, et meie mikroobid toodavad vähem lühiahelalisi rasvhappeid. See tähendab omakorda seda, et meie rakkudes mitokondrid ei tööta nii efektiivselt kui vaja ja meie keha ei saa nii palju energiat, kui ta vajab, mis viib siis selle tundeni, et sa oled krooniliselt väsinud, isegi siis, kui sa ei ole akuutselt nagu haige või silmanähtavalt haige. Aga lihtsalt tunned, et oled kogu aeg nagu talveunes, on ju. Vaadake mind, täna ka täiesti talveunes. Inge tuli siin, tõi mulle tassi kohvi, et ma saaks raamatut lugema hakata. Nii, postbiootilised postbiootikumid ja siis performance, mul ei tule see sõna praegu meelde. Esitlus. Esitlus. Performance. Ei, selles mõttes pigem on ta nagu see, et postbiootikumide mõju toimimisele või sellele, kuidas sa nagu millegagi hakkama saad. Et lisaks probiootikumidele on ka väga olulised tegurid meie energiataseme hoidmisel postbiootikumid, mis on siis mikroobide fermenteerimise kõrvalsaadus. Nende hulgas, nagu öeldud, olid lühiahelalised rasvhapped. Nende hulgas on ka vitamiinid, nagu näiteks K2 ja B12 vitamiin ja siis need trüptofaani metaboliidid nagu IPA ja mida me oleme juba nimetanud. Sportlased, kellel on mitmekülgne ja kiudainerikas toitumine, on sageli palju parema taastumisvõimega, nende vastupidavus on olulisem ja selle puhul mängib siis olulist rolli just nimelt see nii-öelda postbiootiline protsess, mis nende kehas võimsalt toimub. Elustiili soovitus, kuidas oma raku mitokondreid loomulikul teel toetada ja neile kütust pakkuda. Punkt 1. Inge paneb jälle tähele, kirjutab üles, et siis järgmine nädal räägid, kuidas läks. Punkt 1. Alusta oma hommikut tühja kõhuga ja mine kõndima või siis võimle natukene, selleks, et anda oma kehale signaal sellest, et nüüd oleks energiat vaja hakata tekitama. Punkt 2. Järgnevalt söö kerge hommikusöök, kus on siis muna, mis on see vabakasvatuse või vabapidamise ökomuna, on rohelehelisi ehk siis kapsaid, salateid ja samamoodi on siis fermenteeritud kiudaineid. See on huvitav mõte. Ma ei teagi, mis ta selle all silmas peab, aga äkki täpsustab. Punkt 3. Pane dessertlusika täis õunaäädikat või sidrunimahla klaasitäie vee kohta ja joo see vesi, et siis panna oma soolestik aktiivselt tegutsema ja mitokondrid omavahel rõõmsalt suhtlema. Naljakas, ta räägib tõesti väga lihtsas keeles. Punkt 4. Paku oma kehale sügavat hingamist ja leia võimalus päikest oma naha peale lasta. Et isegi 5 minutit sügavat hingamist ja kokkupuudet päikese ja päevavalgusega aitavad paika reguleerida siis seda meie keha poolt hoitava tööpäeva rütmi. Sõnum, mida sellest peatükist kaasa võtta. Mikrobiomi ainevahetuse produkt, indoolproprioon hape ehk IPA, on seoseks, mis viib kokku siis sinu toidu, mida sa sööd, veresuhkru regulatsiooni ja vaimse teravuse siis või ajutöö.
Kiudainerikkad toidud aitavad soolestikus IPA-t toota. See toetab siis seda, et meie insuliini tundlikkus on kõrge ja kaitseb ka meie aju erinevate võimsate molekulaarsete teede kaudu siis. Kui sa sööd nii, et võimalikult hästi toetada oma mikrobiomi, siis tegelikult toetad sa kogu oma keha head toimetulekut nii ainevahetuse kui vaimse tervise mõttes. Energia meie kehas saab alguse meie soolestikust. See, kui energiliselt sa ennast tunned, sõltub sellest, mida sa sööd, mitte sellest, kui palju sa spordisaalis käid. Ehkki tegelikult spordisaal on ka kindlasti abiks, on ju. Et kui toita hästi oma mikroobe ja toetada siis nende ainevahetust õiges suunas, siis annad sa oma elule uut energiat raku tasandil. Vot siuke peatükk 9. Ja me jõuame vaadata ka veel peatükki 10 ja siis natukene rääkida. Peatükk 10. Kaal, tahtejõud ja kõhutarkus. Nagu varasemalt räägitud, siis pikka aega keskendusid kõik jutuajamised kaalulangusest sellele, et kõige tähtsamad on kalorid. Me peame üle lugema, mitu kalorit me sisse sööme ja mitu kalorit me kulutame. Aga see lähenemine jätab tähelepanuta ühe kõige olulisema ainevahetust mõjutava regulaatori ehk siis meie soolestiku mikrobiomi. Et oluline vahe on mitte ainult selles, kui palju kaloreid me tarvitame, vaid ka selles, missugused on need kalorid. Meie mikrobiom on hiigelsuur omaette ökosüsteem, mille moodustavad siis meie seedekulglas elutsevad bakterid, kes mõjutavad seda, millal ja kuidas me nälga tunneme, kuidas me oma keha energiat kasutame ja toodame ja ka seda, kui palju ja kuidas me siis rasva kogume oma kehas. Ja kiudained on tänase teadmise kohaselt siis täpselt see nii-öelda helivaljuse nupp või see nupp, millest me saame siis oma ainevahetust reguleerida siis kas võimsamaks või aeglasemaks. Ülekaal on tänapäeval ülemaailmne probleem, mis mõjutab rohkem kui 650 miljonit inimest. Aga millest võib-olla vähem räägitakse, on see, et tegelikult see on ainevahetuse väljakutse, mitte lihtsalt selline moraalne probleem või nii-öelda, mitte moraalne, eesti keeles moraal on võib-olla see paha, et see ei ole nagu see, et inimesed on laisad lohakad ja söövad nagu halvasti ainult, vaid tegelikult on ainevahetus ka oluliseks mõjutajaks seal juures. Et ei pea andma hinnanguid. Et tegu ei ole lihtsalt tahtejõuetusega, vaid meie keha biokeemia on muutunud ja soolestiku tervis on keskse tähtsusega selles nii-öelda valemis. Kui me vaatame siis nii-öelda mehaanilist poolt, kui meie soolestiku mikroobid seedivad kiudaineid, siis nad toodavad lühiahelalisi rasvhappeid, nagu atsetaati ja propionaati. Need molekulid teevad palju enamat kui see, mida me siiani teadsime, ehk siis siiani me teadsime, et nad toetavad soolestiku epiteelkude ja hoiavad seda tervena. Aga lisaks saadavad nad ka hormonaalseid signaale, mis mõjutavad meie näljatunnet. Et seda nad teevad siis erinevate peptiidide kaudu. Ja samamoodi nad parandavad meie insuliinitundlikkust. See tähendab seda, et kui need lühiahelalised rasvhapped tegutsevad õigesti ja neid on piisavalt palju, siis sa tunned täiskõhutunnet kiiremini, sa põletad rohkem rasva ja sinu veresuhkur on stabiilsem ja paremini reguleeritud juba täiesti loomulikult ja looduslikult. Teine kriitiline molekul meie soolestikus on indool-3-proprioonhappe ehk IPA, mida toodetakse trüptofaanist. IPA toetab metaboolset paindlikkust ehk siis sinu keha võimet lülituda ümber siis süsivesikute põletamiselt rasva põletamisele ja vastupidi. Kõrgemad IPA tasemed kehas on seotud väiksema vöö ümbermõõduga, parema vererasvhapete profiiliga ja paindlikuma glükoosi regulatsiooniga kehas.
nii uuringu tulemused. Uuringud näitavad, et need inimesed, kes söövad kiudaine rikast mikrobioomi toetavat toitu, kaotavad kiiremini kaalu ja suudavad oma kaotatud kaalu ka alal hoida, seda, et kaal ei tõuse uuesti. Nende ainevahetuse markerid on paremad ja paranevad ja nende isud vähenevad. Ja seda mitte sellepärast, et nad endale erinevaid toite karmilt keelaksid, aga sellepärast, et nende keha sisemine keemia on muutunud. Nad ei tunne ka enam mitmete toitude järele vajadust. See lahendus ei ole selline sõrmenipsust ja üleöö toimuv, aga see on muutus, mida me saame teha igapäevaselt oma valikutega. Ja kõige olulisem ongi siis esmalt nagu ümber mõtestada see, et kuidas me oma kehakaalu vaatame. Et tõeline muutus saab alguse sellest, kui me hakkame hoolitsema teadlikult ja hea peremehelikult oma soolestiku sisekeskkonna eest, mis siis omakorda, kui tema eest õigesti hoolitseda, hakkab andma meie kehale signaali mitte rasva salvestada, vaid rasva kasutada. Kui sa soovid kaalu kaotada, siis hakka toetama mikroobe, mis toetavad rasva kasutamist. Kiudained kõige selle juures ei ole mitte selline tahan, siis võtan või selline kõrvaline asi, vaid see on nagu kõige selle baasiks. Soolestiku hormoonid ja ainevahetuse kontroll. Meie ainevahetus ei alga pankrease või maksaga, vaid algab meie soolestikust. Hormoonid, mida sooleseinte rakud otse eritavad, mõjutavad näljatunnet, täiskõhutunnet, glükoosi regulatsiooni meie kehas ja rasva talletamist. Ja kõik need hormoonid, nende tekke on mikroobide poolt mõjutatud ja moduleeritud. Hormonaalne kaskaad siis. Soolestik toodab olulisi ainevahetust mõjutavaid hormoone nagu GLP-1, mis reguleerib insuliini eritumist ja meie isu, siis PÜÜ, mis annab täiskõhutunde, püü kirjutavadki P ja siis 2 Y ehk peptiid YY, et see annab meile täiskõhutunde ja greliin tekitab näljatunnet, eriti juhul, kui kaasneb emotsionaalne stress või unepuudus on olnud unepuudus. Kõhubakterid, eriti Akkermansia mucinifilia ja Bifidobacterium spp tõstavad GLP-1 ja parandavad insuliini tundlikkust. Kui signaalid lähevad valesti meie kehas, kui me sööme palju suhkrut ja vähe kiudaineid, siis läheb GLP-1 signaalsüsteem untsu. Ehk siis kehas kasvab väheneb insuliini tundlikkus, tuleb vastupanu insuliinile ja näljasignaalid muutuvad segaseks. Ja tulemuseks on see, et me hakkame sööma liiga palju, isegi siis, kui glükogeeni varud on kehas olemas ja kahjustub või halveneb rasva oksüdatsioon. Mikroobide mitmekesisuse taastamine soolestikus aitab uuesti tasakaalustada meie keha poolt antavaid signaale selle kohta, mida me süüa soovime ja suurendavad metaboolset või ainevahetuslikku paindlikkust. Elustiili näide. Kuidas toituda hormooniteadlikult? Punkt 1. Hommikusöögil söö kindlasti valku ja kiudaineid. Näiteks munasid rohelehelistega ja avokaadoga. Punkt 2.
püüa hoiduda näksimisest toidukordade vahepeal. Selleks, et GLP-1 ja PÜ saaksid siis taaskäivituda ja puhastuda meie kehast. Punkt 3. Jälgi, et sa tarvitaksid piisavas koguses prebiootilisi kiudaineid, näiteks Jeruusalemma artišokki, porrulauku, brokolit, selleks, et toetada GLP-1 tootmisega tegelevaid mikroobe oma kehas. Sõnum, mida kaasa võtta. Kaalu jälgimine, kaalukontroll ei ole ainult tahtejõu küsimus, vaid see on ka nutika ainevahetuse kujundamise küsimus. Kiudained toetavad mikroobe, mis toodavad lühiahelalisi rasvhappeid ja IPA-t, mis omakorda reguleerivad meie isusid, insuliini kõikumist kehas ja rasva põletamist. Kui sa soovid oma keha muuta, siis muuda keha sisemist keemialaborit, alustades soolestikust. Metabooli ainevahetuse kontroll ei ole ainult hormoonide teema, vaid ennekõike mikroobide teema. Kui sa toetad oma soolestikku, siis läheb kogu keha paika ja ka hormonaalne tasakaal tekib, mis hakkab siis loomulikult ja elutervelt juhtima sinu isusid ja energiataset. Vot selline lugu. Nii, 2 peatükki, täitsa loetud. Mis mõtted tekkisid, mis küsimused tekkisid? Mul on siin laua taga on ka 2 inimest toredasti, et võime täitsa nagu mikrid lahti võtta ja mõelda. Et oli selles jutus midagi tuttavat, oli selles jutus midagi huvitavat sinu jaoks? Me salvestuse ka võib-olla maha võtta, nii.